No nii, mõlemad mehed on ringis, 1.17, teine 16, aga korralik pikkuse vahe, üks on siis 163 centimeetrit pikk, Soomest pärit võitleja Palapol ja Danil siis 179, peaaegu 15 senti siis vahet mehel. Ja stiilid ka täiesti erinevad meestel, et Danil läks siuke distantsi mängija väga võib-olla traditsioonilisem Muay Thai stiiliga ja Palapol selline korralik survestaja, siuke nagu füüsiliselt välja, nagu Hendri ütles hästi, et siuke korralik lihatükk ja selline, aga nagu Paidi stiililt on, et tuleb edasi ja survestab. Eile pressikonverentsil ütles samamoodi, et mis siis on tema ja Danili vahe on see, et ta lihtsalt surub mehed nurka ja annab kuuma nii, kus saab. Ja seda oli ka näha siis ka viimane kord liigil undercardil, kus siis mees võitles väga sorava meie oma poisi Kaur Sibulaga, keda ta siis põhimõtteliselt oligi siukse sitkusega võttis ära lõpuks, et vaatame, kuidas Danil selle Soome sitkusega hakkama saab, esimene raund algas. Ja mis oli ka Palapoli suur eelis võib-olla siis Deliigil Kauri vastu oli see, et fight oli 3 minti round. Ja siin on 2 minutit, nii et Danil saab oma distantsi, ma arvan, päris hästi hoida. Algus kohe terav olnud. Ilus haig ikka, aga kaitse on oma kohal. Ja Palapol sisse low kickiga. Ilus. Väike helikopter ka siia. Helikopter. Danil põhimõtteliselt nagu middle kick, aga high kick kogu aeg. Selline pikkuse vahe. Ja hüppega põlve üritus. Väga agressiivne algus Danili poolt. Pea oli kelgelt nöörid, aga kinni korra. Ja ilus klinčis domineeriv. Ei teagi tegelikult, miks kohtunik nagu vahel läks, et praegu just see tekitati ise praegu. Ja, ostad põlve lihtsalt. Ilus sammu. Väga hea klinč ka Danili poolt. Aga teades seda, kuidas Soomes on ikkagi Muay Thai väga au sees ja seal seda klintsiga tehakse kõik oma jagu, et ja üritus. Jah, aga võitluskooli poisid ise pole näinud, aga jutu kaas, ma olen kuulnud, et väga palju teevad ka klintsi, et pöörad väga palju rõhku tai-boksile. Ja ilustava spinninguga Danil praegu. Kergelt särises ka poiss. Raputus ära. Aga hästi astub elboga sisse Danil. Praegu esimene on väga ilustab. Selge pikkuse eelis on. Läheb ise eest ja vastab, et ma arvan, siin ongi. Ja see haigik nüüd läks kohale. Põll ka tabas peaaegu sealt juba hüppega. Jällegi, miks vahele minnakse, et ei lasta seda taibos klintsi teha seal. Ja, step in elbo, see toimib. Ja nöörides ja niimoodi Danil jääda ei saa, Palapol seal on tugev. See on täpselt tema eelis, olla seal lähedal ja panna oma käed käima. Aga Essa round, mina julgen väita, et läheb Danilil. Ja teine round algama. Kas Palapol suutis teha mingid muutused? Ta peab selgelt lähemale saama. Ja praegu on ta klintšis jäänud kogu aeg Danilile alla. Vaat, see on see, mida ta otsib kindlasti. Nüüd on agressiivsem, kohe näha algust peale juba. Väga ilus klintši töö. Klintš peab selgelt alla Palapol. No, sul on väga palju raskem ikkagi olla domineerivam ka, kui sa oled 15 centimeetrit allpool, teine toetab oma küünarnukid sulle põhimõtteliselt õlgadele, sul ei ole kuhugi minna, et ilus sammuga küünarnukk. Ja veel otsib seda, läkski libises mööda. Aga nüüd Palapol juba on palju teravam. No sai aru ilmselt, et see round läks kortsu, et siin tuleb juurde panna.
aga Deliigil nägime seda, et tegelikult tal võhm kestab lõpuni, et jah, aga ongi, see 2 minti raund, ma arvan. See on ainult vesi Danili veskile. Aga ilus sirge Palapoli poolt. ja Danil jäi nüüd nööridesse kinni ja kohe oli selgelt hädas. Et just nurgast mulle tundub, et see sirge, mis tuli õhtul, läks Danili natuke läbi. Lõi õhu välja, jah. Okei, vaatame. Ilus elbo. Aga ei ole teravust kaotanud, kõik hästi. Nägin valesti, tundub. Ja nüüd jälle tabas sirga. Aga nüüd on klints põlve. Ja põlv Danili poolt. Jääb ise pealt nöördes natukene, aga... Ja pööre. Nüüd lastakse ja nüüd on head põlved siin Reie piirkonda. Ja ülevalt alla küünarnukk. Ja teine round. Natuke parem round Palapoli poolt, aga Danil ikkagi suuts... No pani juurde, nii kui ta nöörides sai, see, mis on tema leib, nii kui ta seda sai teha, tegelikult oli Danili probleemid, aga üldiselt ikkagi vist ütleks jälle punasele selle raundi. Täpselt. No nii, ja viimane round. Kolmas ja viimane round. Ise tunnen, et Palapol peab saama siit knockdowni, et see matš ära võtta. Tundub nii. Väga hästi on alustanud teist raundi Soome poiss. Lynchist terav nüüd olnud. Ja ei läks! Ja nüüd töötab, ja need läksid läbi, tundub. Midagi läks kindlasti. Tundub, et läks läbi. Danil jäi natuke liiga high kaardiga seal. Palapol on nii lühike, et ta jääb kõige kõrgema nööri alla kogu aeg. Ilusti töötab Palapol nüüd. Ja Danili poolt. Ilus sviit. Ja väga õige tähelepanek, et Palapol just ei tahab seda meest nööridesse saada, aga Danil ei astunud sealt välja. Jah. Väga õige tähelepanek, et ära maadle tõesti seal oorust, et oled juba väga väsinud. Hakkad seal maadlema veel, kulutad meeletut energiat. See on lisaenergia. Ja rahvas on ka Danilile taha tulnud. Head põlved Palapoli poolt. Palapol peab saama eemale, et Lynchis minu vaja see distants, et saaks jälle laamendada jättaga seal. Oi, ilusti ülevalt alla. Ja 30 sekundit jäänud siis selle fighti lõpuni. Palapol annab päris palju ikkagi, on nüüd pannud juurde, et isegi Klintsist saab praegu hakkama, et Danil on hakanud väsima. On hakanud väsima. Ma arvan, see pidev Palapoli surve, aga siiski Danil suudab ümber pöörata ja viib ise nurka, et väga hästi pööras. Ja no praegu ta kohati puhkab 10 sekundit. Meitlasi palju Klintside ka üllatavalt. Oi, kui ilus Palapol teeb ilusa sweepi vastu. No tubli, südikas. Ilus fight. Mõlemad mehed.
kohtunikud on mulle teatavaks teinud oma otsuse. Selle matši võitis kohtunike ühehäälse otsusega ringi sinine nurk, Salapol Sansamran! Auhinda kutsun üle andma ühe pealkorraldajatest. Siim Udras. I'm here with our winner, Palapol. Make him a big applause, please. Did anything surprise you? It was like I expected, but something he surprised me with was his clinch. I didn't expect him to come close that much. I was expecting him to like back up a lot, use his range and stuff. But yeah, it was tough. You're now 2-0 in Estonia. Would you like to come back and maybe do a rematch with Daniil? Of course, but pro rules. Pro. I don't want amateur. Here it is. Our winner, Palapol.